Kas stereo või kodukino heli? Vaat see on küsimus. Stereo või kodukino? Nende heliformaatide armastajate vahel toimub ilmselt igavene võitlus. Õnneks on ka inimesi, kes armastavad mõlemaid. Aga tihti on nii, et kellele meeldib üks, selle meeldib teine ja vastupidi. Mõlemad variandid vajavad kõlareid ja võimendit või receiverit siis heli tekitamiseks. Üks must kast ja 2 kõlarit või siis rohkem kõlareid. Lihtsalt öeldes on nii, et stereo tuleb soodsam ja saate parema heli. See ei tähenda nüüd seda, et igas hinnaklassis on stereo soodsam ja parem, vaid ütleme nii, et üldistatult on see niimoodi. Näiteks kulutate ära 500 eurot ja ostate 2 kõlarit ja stereovõimendi, siis need mängivad paremini, kui osta selle sama 500 eest 5 kõlarit ja receiver, siis see mängib kehvemini. Mis on nendes helides nii erinevat, et paljud armastavad ainult stereot ja paljud ainult kodukino? Stereo on ikkagi muusika teema ja nii-öelda kodukino on filmide teema. Ja neid mõlemaid saab omavahel nii-öelda ühendada, saab stereos kuulata filme ja 5.1 helis kuulata muusikat. Kuid üldjuhul kipub olema nii, et stereos filmid on paremad kui 5.1 muusikas. Maitse asi, mina naudin mõlemad pidi, aga stereo tasuks jätta ikkagi muusikale põhiliselt. Mida osta juhul, kui te olete alles nii-öelda algaja, alustaja, ei oma eriti mingisuguseid stereosüsteeme, mingi selliseid komplekte, et võib-olla on olnud mingisugused arvutikõlarid ja mõtlete, et ostaks midagi ägedat või nii-öelda paremat, siis ikkagi kõige rohkem saate te oma rahade eest, kui ostate stereovõimendi ja 2 kõlarit. Ja see kõlab tõesti hästi, tõenäoliselt see süsteem, kui te ütleme kasutatult kulutate ära 200 ja uuest peast siis ütleme seal suurusjärgus võib-olla 500, siis saate ikkagi väga hea heli endale tuppa. Stereovõimendisse tahaks ühendada ka mobiiltelefoni, televiisorid, kõike selliseid asju. Aga probleem on selles, et stereovõimendis ei ole tihtipeale digitaalseid ühendusi. Et tuleb lisada takid ehk digitaal-analoog konverterid, mis siis muundavad seda digitaalselt signaali teistest seadmetest analoogseks, mida siis oskab stereovõimendi vastu võtta. Ja see teeb selle asja väga komplitseerituks, keerukaks. Ma ütleks, kui te olete väga suures osas muusikaarmastaja, siis tasuks seda süsteemi ikkagi teha mingil sellisel kujul stereovõimendiga. Aga kui muusika ei ole teie nüüd prioriteet või on selline 50-50, et muusikat, filmid, mängud, kõik need jagunevad kuidagi ja muusika ei ole mitte kõige suurem osa sellest, nii-öelda kõige tähtsam, siis tasuks mõelda näiteks receiveri peale. Receiveritel on ka digitaalsed ühendused, sinna on väga lihtne ühendada ükskõik mis muid seadmeid. Tänapäevased receiverid põhimõtteliselt on plug and play, pane saba sisse või läbi üle õhu ja kõik see töötab selle läbi receiveri ja heli tuleb siis kõlaritest. Stereovõimendi puhul on see ühendamine tihtipeale keerukam tänapäeva seadmetega. Samas, kui me neid võrdleme, stereovõimendi versus receiver, ehk siis selline 5.1 või veel rohkemate helikanalitega võimendi, siis receiverile on pandud peale väga palju lisavidineid. Sõltuvalt inimeste vajadustest ei ole neid kõik lihtsalt vaja. Receiverile on topitud väga palju asju sisse väga vähese raha eest. Välja arvatud juhul, kui te ostate väga kalli receiveri muidugi. Et ütleme, kui me räägime sealt suurusjärgus 500-600 eurot, siis selle receiveril on ikkagi väga palju rõhku pandud lisavidinate, igasuguste litsentsitasud selliste asjade peale. Jämedalt on niimoodi, et selleks, et saada samas heli kvaliteedis receiver, tuleb osta 3 korda kallim receiver, kui on stereovõimendi. Ehk siis, kui lähete seal ostate 300-400 eurot stereovõimendi, see tähendab, et te peate ostma vähemalt 1000 eurose receiver, et saada sama kvaliteeti. Sest lihtsalt seal on rohkem helikanaleid, rohkem lisavidinaid ja kõik see maksab. Ja lihtsalt odavamatele receiveritele ei panda paremaid komponente. Et sellist üks-ühele määratlust ei ole, et siis peab ikkagi selle lahti võtma ja juba vaatama, mis seal sees on. Millist teed minna? Kas siis stereoteed või sellist kodukino teed
maitse asi. Kodukinoga ehk receiver'iga on sellised, et alati sa mängid teda stereot, samas stereovõimendiga ei saa mitte kuidagi teha kodukino heli. Need on need suured erinevused, et seetõttu mina alati kaldun receiver'i poole. Jah, heli on kehvem sama raha eest, aga on variant seda lihtsalt parandada, osta eraldi aktiivne subwoofer, sellised asjad, siis läheb see heli juba vabalt samasse klassi, mis stereovõimendiga. Just sellepärast, et te lisate sinna mõningad seadmed, eelkõige subwooferi ehk bassikõlari, mis seda heli parandab ja sellist odavat receiverit päris edukalt järgi aitab heli osas. Milline võtta? Milline jätta? Nagu arvata võite, mina võtaks alati receiveri ehk sellise kodukino heli, aga ütleme nii, et siin on ikkagi mitmed agad. Kui ma mõtlen, et kas ma võtaksin poest, ütleme sellise 400–500 eurose uue receiveri või hoopiski sama kalli stereovõimendi, siis ma tegelikult võtaksin stereovõimendi. Sest et see on parem. See mängib heli paremini. Jah, ütleme nii, et võib-olla 10 aastat tagasi ma ei oleks kindlasti seda teinud, oleks igal juhul jäänud receiveri poole peale, aga praegu ma mõtlen puhtalt heli kvaliteedi pärast. Sest et ma kasutan ikkagi suhteliselt kallid receiverid, mis teevad üsna kobedat häält juba ja vahest ka lõppvõimendeid. Aga see ikkagi muudab seda, tõstab receiveri heli kvaliteeti päris palju. Et sellise lisavõimenduse ja asja peale tasub alati mõelda. Muidugi odavale receiveril ei saa jällegi lisavõime järgi panna. See on jälle üks puudus. Et tuleb osta juba kallis receiver ja siis saab hakata alles seda heli parandama. Eks seal on ka omad piirangud. Kui te olete alles alustaja ja mõtlete, mis te ostate, siis mõelge puhtalt selle peale, mis te tahate sinna ühendada. Kui te tahate ikkagi ühendada kõik tänapäevased seadmed, millel on HDMI-d ja särgid-värgid, digitaalsed ühendused, siis tasub mõelda uue receiveri ostu peale. Kui olete selline põhiliselt muusikakuulaja ja tahate sinna tõesti ainult kas siis arvutist või mingisugusest plaadimängijast või asjast lasta heli, siis tasub mõelda stereovõimendi peale ja digitaal-analoog-konverteri peale. Ja siis te saate parema heli, sest stereoheli on siis väga hea. Mõelge, kumb olete ja kalduge siis sinna poole. See on keeruline teema. See on tegelikult väga keeruline teema ja ega siin sellist poolt leida, et mis on parem, mis on halvem, et tegelikult seda ei saagi teha. Ei ole sellist varianti, et nüüd öelda, et jah, üks on kindlalt parem, üks on kindlalt halvem. Siin on väga palju inimeste maitse-eelistus kinni. Ja kusjuures see maitse-eelistus muutub ka ajas. Et näiteks mingi aeg meeldib teile stereo rohkem, siis hakkate nagu rohkem võib-olla mingid filme või seriaale vaatama, mulle meeldib see kodukino heli, siis näiteks lähete stereo peale tagasi, et see tegelikult see elu jooksul see võib vabalt varieeruda, see maitse-eelistus. Stereo on väga äge heli ja hea stereo lööb peaaegu alati odavat kodukino igast asendist. Sest hea stereo tekitab väga hea ruumilise efekti, mida ei saa kahjuks kätte telekanalite filmidest, aga kui on korralik sisendsignaal, siis tuleb sealt stereost ikka väga äge heli, ka ilma selle 5.1 kodukinota. Kui hea saab üks stereoheli tegelikult üldse olla? Kui sa ei ole selline mingisugune hull fänn ja sul kodus endal sellist tehnikat ei ole, siis ma võin öelda, et näiteks mul siin mingi aeg ehitasin seda värki ja mul oligi ainult stereoheli ja lasin siin ekraani alla ja vaatasime sõpradega filme, siis tegelikult osad ei saanud üldse aru, et töötavadki ainult 2 kõlarit. Sest see heli oli niivõrd äge. Ja seepärast ei ole ka kunagi vaja karta, et äkki see stereoheli ei ole piisavalt äge. On ikka küll. On ikka äge küll, kui see on vähegi normaalne tehnika. Ja nagu ma ütlesin ennem, siis väiksema raha eest saab alati parema stereokomplekti kui selle 5.1 komplekti. Et kui sellised valikud on, siis tasuks võib-olla stereoga alustada ja sealt edasi mõelda, kas minna selle kodukino heli peale. Mis on üks, mis on teine? Jah,
kui teil midagi veel ei ole, siis see esimene valik on raske. Teistpidi ütleks, et receiver on hea lihtne valik, selles mõttes ta annab vabamad käed, lihtsamad ühendusvõimalused, kõik sellised asjad. Heli kvaliteet ise kipub olema natuke madalam kui stereovõimendil, aga see ei tähenda, et see on halb. Seda see tegelikult ei tähenda. Et see on ka hea, eriti kui teil bassikõlar ka juures on, et siis on kindel värk, et see on täitsa kobe. Ei ole vaja muretseda. Nii et kui te teete valikut, mida osta oma esimeseks süsteemiks, siis lihtsalt mõelge oma ühenduste peale, mida te tahate ühendada. Mida rohkem seadmeid asju te tahate sinna ühendada, seda tõenäolisemalt tasub valida receiver, isegi kui kasutate stereosüsteemis seda. Ehk siis ainult 2 kõlariga. Aga kui teil on seal 1-2 seadet ainult vaja ühendada, siis stereovõimendi 2 kõlarit või lihtsalt aktiivkõlarid võivad olla oluliselt parem valik. Ja nagu ma ikka ütlen, vajuta ka tellinuppu, siis sul on lihtne sealt YouTube'ist alati näha, kui mul on uus video, sa näed seda oma nimekirjas. Jäta kommentaar, pane like, kui video meeldis, avalda oma arvamust. Nii et mis seal ikka, kõike head ja järgmise korrani.